Suur küsimus on, milline näeb Lähis-Ida välja pärast seda, kui sõda USA, Iisraeli ja Iraani Islamivabariigi vahel lõpuks lõpeb. Juba mai alguses väitis president Trump, et sellistel riikidel nagu Saudi Araabia, Katar ja Pakistan on kohustus normaliseerida suhted Iisraeliga osana laiemast piirkondlikust ümberkorraldusest. Aga kas ainult diplomaatilised kokkulepped suudavad Lähis-Ida ümber kujundada või nõuab püsiv rahu midagi enamat, sidemeid? Tavainimeste vahel, kogukondade vahel, usijuhtide vahel. Rabi Dr. Yakov Nagin, Jeruusalemma usunditevahelise keskuse president, juhtis hiljuti suurimat Iisraeli usunditevahelist delegatsiooni Araabia Ühendemiraatidesse, kus juudi ja moslemi juhid kohtusid, et arutada kooselu, haridust ja loomulikult piirkondliku koostöö tulevikku. Ja ta on siin stuudios koos meiega. Rabi, te just naasite AÜE-st, nii et kindlasti oli teil seal väga põnevad päevad. Kas olete pärast seda visiiti Lähis-Ida juudi ja moslemi suhete tuleviku suhtes pigem optimistlik või pessimistlik? Nagu Charles Dickens ütles, see oli parim aeg, see oli halvim aeg. On 2 vektorit. Halvim aeg, teate küll, religiooni kasutamine relvana. Aga tulles Emiraatidest, on meil rohkem optimismi just selle teise vektori tõttu. Mis on märkimisväärne Abrahami kokkulepete juures, ei ole mitte see, et need allkirjastati, vaid nende vastupidavus, mis on tõesti sõna otseses mõttes tulega proovile pandud. Ja enam kui 30 juhi isiklikud kogemused, kes tulid Emiraatidesse, mitte ainult konverentside kinnistes ruumides, vaid ka taksojuhtidega ringi liikudes ja tundes teissugust reaalsust. Ja peamine sõnum, millele ma loodan, et me keskendume, mida me kuuleme emiraatlastelt nii kõrgemalt kui madalamalt, on see, et see on suhe. See on tõeline suhe. See ei ole ainult huvidest. See ei ole ainult majandusest või julgeolekust. See on midagi sügavamat, midagi olulisemat. Ja ma arvan, et seetõttu on see midagi, mis jääb kestma. Huvitav! Teate, ilmselgelt on president Trump kutsunud rohkem moslemi riike üles normaliseerima suhteid Iisraeliga, kuid paljud on kahtlenud, kas see üldse juhtub, eriti arvestades seda kestvat piirkondlikku sõda, mida me praegu näeme. Pärast seda kohtumist, kas te usute, et riigid nagu Saudi Araabia liiguvad endiselt selles suunas? Mis puudutab Saudi Araabiat ennast, kas see on mingi eriline võimalus ja väljakutse? Olles riik, mis tõi islami maailma, peab olema narratiiv, lugu, et normaliseerimine Iisraeliga ei õõnesta mitte moslemi identiteeti, vaid pigem kinnitab seda. Ja just sellepärast näeme oma jõupingutuste tuumaks juudi ja moslemi usulise vendluse arendamist, et öelda, siin on suur lugu. Me mõlemad oleme sellest osa. Ja normaliseerimine on meie ühise loo täitumine. Huvitav! Aastate jooksul olen ma mitu korda kohtunud võib-olla Saudi Araabia juhtiva islami tegelase Muhammad al-Issaga. Hiljuti olin ma Washingtonis. Kongress korraldas tema auks ürituse, kuna ta on olnud nii positiivne jõud usunditevahelise koostöö edendamisel. Ja kui aeg on õige, siis ma arvan, et me näeme selles suunas liikumist. Ma arvan, et üks huvitavamaid küsimusi, mis paljudel on, eriti pärast 7. oktoobrit, on see, kas normaliseerimist juhivad täna valitsused või on näha ka tõelist toetust tavaliste inimeste seas. Sest me teame, et on olemas majanduslikud ja julgeolekuhuvid, mida oleme praegu oma silmaga näinud. Eriti selle sõja puhul USA, Iisraeli ja Iraani Islamivabariigi vahel, mis tõmbab selge piiri Iisraeli ja laheriikide vahele. Aga tavaliste inimeste seas on siiski palju kahtlusi. Õige. Ma arvan, et see on väga oluline punkt. Meil kõigil on 2 silma. Üks silm on meie huvid. Ja Tai tipus hoolitakse peamiselt huvidest. Aga teine silm on seotud identiteediga. Ja see puudutab laiemat avalikkust. Kui üldsus tajub, et meie identiteedid on vastuolus, siis me ei liigu normaliseerumise suunas. Kuidagi peab lugu muutuma, et näha, et meie identiteedid toovad meid kokku. Tegelikult on olemas MTÜ nimega Impact, mis on uurinud Lähis-Ida õpikuid ja näinud palju positiivseid muutusi Lähis-Ida riikides seoses juudi rahvaga.
Huvitav. Tead, me näeme palju inimesi, kes on sisuliselt süüdistanud religiooni siinsete konfliktide õhutamises. Nii et ilmselgelt tead ka usundite vahelise dialoogi ideed on mõnikord kahtluse alla seatud, isegi kaheldud selles. Sa väidad, et religioon võib olla osa lahendusest. Miks sa nii arvad? Just nimelt sellepärast, et neil on õigus. Just sellepärast, et religioon on osa probleemist, ei saa seda eirata. Sa ei saa seda eirata. See kas tekitab konflikti või loob ühenduse. See ei jää neutraalseks ja nad arvavad, et just see jäi 90-ndatel kahe silma vahele. Arvates, et majanduslik kasu on piisav, siis tegelikult ei ole see piisav. See on seotud loo ja identiteediga, mis on Lähis-Ida rahvaste jaoks väga olulised. Me ei saa seda eirata. Jah, see on osa probleemist. Seetõttu ei saa me seda eirata. Ma mõtlen, et meil on vaja paradigma muutust, narratiivi muutust ja peame selle ellu viima. See on pikaajaline protsess, aga me peame tegema esimese sammu. Üks selle konverentsi teemasid oli haridus. Ma arvan, et ilmselgelt seisame silmitsi väga raske olukorraga, arvestades sõdu, mida oleme näinud Lähis-Idas toimumas. Tiit, see mõte õpetada lastele kooselu, kes on üles kasvanud sõjas, tundub praegu raskem kui kunagi varem. Kuidas te seda teete? Olgu, kõigepealt oli hariduses palju rõhku sotsiaalmeedial ja tehisintellektil. Ja üks argument, mida ma konverentsil kuulsin, oli see, et kui tegemist on võitlusega selle üle, kellel on õigus ja kellel mitte, siis jäämegi toppama. Kõigepealt side, siis korrigeerimine. Me peame andma pilte, lugusid päriselt kogetud ühtekuuluvusest, minnes kaugemale sellest, kellel on õigus, kellel mitte, lõpututest vaidlustest. Ja see on seotud lugudega, see on seotud sidemega, see on seotud ühiselt kogetud tegelikkusega ning just lood puudutavad südant. Ja nagu Gandhi ütles, ole see muutus, mida sa tahad maailmas näha, ole see muutus ja näita seda kogu maailmale. Hästi, soovin teid väga tänada, Rabi, et te meiega liitusite. Väga huvitav oli kuulda teie vaatenurka, eriti pärast seda konverentsi. Ja ma arvan, et me kõik loodame, et kõik, mida te ütlete, osutub tõeks. Nüüd läheme reklaamipausile, enne kui jätkame ülevaatega. Siin on mõned kiired uuendused. IDF-i andmetel langes Hezbollah rakett ühe põhjas asuva kogukonna lähedale. Ülevaates räägime sellest lähemalt. Jääge meiega i24 News English kanalil. Mina olen Natasha Gretšuk. Aitäh, Rabi, et meiega liitusite.